Tere tulemast, armsad sõbrad, vaatama Planet Estoniat. Tänases episoodis peame seiret karge ja külma Eestimaa kuulsaimas looduskaitsealas. Siin, Isamaa pealinna südames, asub narkootikumide vahendajate ja muude paadialuste ürgne pesituspaik, Tammsaare park. Täna võtame luubi alla ühe fenomenaalse 3. kaitsekategooria selgrootu. Uurime, kuidas see erakordne liik on suutnud kliima soojenemisest ja alkoaktsiisist hoolimata tõesti vapustavalt kohaneda. Uurimisalune liik on 2006. aastal sisse toodud invasiivne võõrliik. Loomapopulatsiooni reguleeritakse intensiivselt, kuid tippkiskjad osutavad tugevat vastupanu. Tulge minuga kaasa ja avastame. Hõimkond, perglased, sugukond, Piilmannia, alamliik Johannes Markus. Noorisane, eeldatav vanus 18. Oma päeva alustab meie isasloom hilisõhtul. Paistab, et on taliuinakust ärkamas. Paar kehalise kasvatuse tunnist meelde jäänud soojendusharjutust hiljem on ta valmis oma päeva valutama. Vaadeldav isend on puberteedi ja lõppfaasis ja on saavutanud suguküpsuse. Ta on vanemate pesast välja kupatatud ja peab nüüd ise prügikaste läbi käperdades elu karmidele oludele vastu pidama ja ressursse otsima. Tihtipeale saak ei näkka. Kiirelt sööstvad linnatubid ja Balti jaama muusikud jõuavatest ette. Kuid äkitselt märkab ta silmanurgast veetlevat vastassugupoole esindajat. Noormehe ajusünapsidest voolab läbi meeletus koguses oksütotsiini. Vererõhk tõuseb 200 löögini minutis. Isane lööb oma sulet turri ja demonstreerib uhkeimat paaritumiskohvitust, mida ta suudab teha. Noormees ootab ärevil emalooma reaktsiooni. Isane annab tulihingelise etteaste, mis võlub kaaslase ära. Ta on nõus. Koos hakatakse otsima sobivat kohta pesale. Mõne aja pärast leitakse vakantne ja sobiv ürgpuu. Liigi õrnema sugupoole esindaja jääb pesa ehitama ja meie isasloom peab hakkama perele leiba teenima. Kuid oodake. Kaaslane on näljas. Tupsu näljas. Meie peategelane peab perele freshi muretsema, kuid ta ei saa sellega üksi hakkama. Ta peab seltsimehelt abikätt otsima. See pole lihtsalt küsimus. See on ülim jõuproov. Palve. Usalduse katse. Karjareaktsioon on kriitiline. Liigikaaslased põrnitsevad teda, kaaludes olukorda. Silmad kitsenevad. Õhk täitub pingega. Terve park jälgib seda hetke pealt. Kas ta tõesti just julges seda küsida? Kas meie isasloom saab
mida ta vajab. Kamraadi suust kostub vaid ohkamine. Üks, mida džunglis võib tõlgendada kui türa, ühe saad. Oht on möödas. Seekord. Mahlane, koloriitse maitsega, pehme kui samet, garant ekstriim. Vaadeldava liigi peamine ning väärtuslikuim toitallikas. Meie kangelane Mark leiab maast uue karbi, kuid ta pole ainus, kes seda märkas. 100 kilo raskem isasloom on temast ette jõudnud. See on pargi tippkiskja, Virumäki kimudiiler. Nüüd peab meie isasloom end tõestama, kehtestama oma dominantsust Tammsaare vargi areenil. Margi kortisool on kõrge ja ta peab otsustama, kas põgeneda või võidelda. Opositsioon vehib hirmutavalt. Testosterooni tase õhus tõuseb 80% võrra. Mark näeb vastase taskust välja paistvat külmrelva, kuid meie tegelasel on varrukas üks trump. Taiboks. Surmav löök. Ta on vastase neutraliseerinud ja enda trooni kindlustanud. Uhke võit. Nüüd on aeg tähistada. Pere on kindlasti õnnelik. Isasloom saabub peagi koju. Isane näitab talle oma teenitud saaki, kuid sellest ei piisa. Tema partneri nikotiinisisaldus veres on langenud ohtlikule 2%. Isase näol on näha sügavat pettumust. Ta peab taas ekspeditsioonile suunduma. Tema sisemine kompass suunab teda pikale rändajale lõunasse. Мида МС и стана рекламем. Мина Анну Джея ему и Усарма Смес Марк. Рекламем на Екатерине, гаранти. Тёк Тапсу. Kakskümmend aastat hiljem. Kliima on habras, tuuline. Ressursse on vähe. Meie armastatud isasoom on ikka veel retkel. Rajakaamerate andmete kohaselt suri tema liik kodumaal juba ammu välja peale seda, kui Reformierakond 30% tupsumaksu kehtestas. Margi nikotiinivarud said 5 päeva tagasi otsa. Meie kunagisest vaprast kuningast on alles vaid vana köss, kuid hing püsib ta sama.
midagi on valesti. Peaaju neuronites kuhjuvad amüloidsed valgud. Neuronid vakuoliseeruvad ja kolded hukuvad. Ta on eksikult pannud alla haruldast prioonhaigust põhjustava tupsu. Velo. Haigus hävitab mingigi ajutöö, mis Margil alles oli, vaid pikosekunditega. Niimoodi sureb meie kangeliigi viimane esindaja. Äkki olid bitch, Mu kägistus on giljotiin